Nii, kas teid huvitab info sisseastumise kohta või pigem nagu selle kohta, et mida tähendab siis sellel õppekaval õppimine Pärnu kolledžis? Millest võiks alustada? Mis te arvate? Alustaks äkki sisseastumisest ja läheks sealt siis sujuvalt edasi. Jaa, mida te täpsemalt sisseastumise kohta teada tahaksite? Äkki te teete meile mingisuguse kokkuvõtte, siis tekivad küsimused ka kohe täpsustavad. Okay. Selles mõttes, et minule vaata see ongi niimoodi, et inimesed vaatavad, eks ole, asju ja elu üldse erinevatest vaatepunktidest. Minule tundub, et kõik nagu, info on nagu kolledži kodulehel olemas, et mis siin siis veel enam nagu üle rääkida, eks ole. Aga ma saan aru, et võib-olla mingi infokild võibki olla seal, et on arusaamatu ja täpselt ei tea, kuidas asjad käivad. Et siis ma tõepoolest püüan natuke selgitada, et mis te siis tegema peate, kui te tahate kandideerida meie sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekavale. Et siis selleks on teil vaja, eks ole, et teil on siis keskharidus on olemas, eks ole. Meie ei vaata seda, et mis on teie eelnevad hinded olnud kuskil eelnevas õppeastmes, eks ole. Aga meid huvitab see, et siis miks te sellel õppekaval tahate õppida ja miks teid just see eriala siis huvitab. Ja ütleme, et see sisseastumine koosneb kahest osast. Esimene osa sellest on siis erialakatse, mis sisuliselt tähendab nagu motivatsioonikirja, et te peate kirja panema mõned asjad enda kohta ja siis selle motivatsioonikirja alusel me kutsume inimesed sisseastumisintervjuule, kus me siis suuliselt ka vestleme. Ja me ei kutsu kõiki, kes avalduse esitavad, eks ole, kes üldse motivatsioonikirja. Me teeme sealt nendest motivatsioonikirjadest juba valiku. Kuidas ta sisse saab? Nii, Urve, ole hea, pane mikrofon kinni praegu. Siis, et ühesõnaga motivatsioonikiri ja see koht, selle motivatsioonikirja vorm on ka leitav sealt samast info alt, kus on siis meie sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse siis vastuvõtutingimused. Et te saate seda kõiki nagu saisist läbi selle saisi teha, et ei pea siis kuskil oma paberitega jooksma, eks ole. Motivatsioonikiri iseenesest siis sisaldab sellist, tal on nagu 3 või ja küll ütleme isegi 4 osa. Sealt te peate siis igas osas natukene kirjutama. Seal on nagu 3 küsimust, et kõigepealt siis, et millised on olnud teie senised õpingud või töökogemus või üldse ka mingi muu kaasatus. Et see ei pea olema olnud siis töösuhe, et võib ka olla näiteks mingi vabatahtlik tegevus või kellegi abistamine või just selles seoses, et sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekavas käsitletavate teemadega. Et kui te vaatate ka selle õppekava peale, seal vaatate need, et mis aineid seal õpetatakse ja mis see sisu seal, kuigi palju on, eks ole, siis mõelge seda, et mis te olete senises elus, eks ole, miks te üldse olete tulnud selle peale, et sellist eriala õppida, eks ole, kus need seosed on teie jaoks? Ja need seosed võivad olla erinevad, et kirjutage selle kohta. Siis kirjutage ka seda, et millised on teie eesmärgid muutuste loojana Eesti sotsiaal- ja rehabilitatsiooni valdkonnas, mis sisuliselt siis tähendab seda, et kus te näete ennast tulevikus töötamas, kui te olete selle õppekava ära lõpetanud 3 aasta pärast, eks ole, et mida te mõtlete, et mida selles sotsiaal- ja rehabilitatsiooni valdkonnas teie tahaksite ära teha? Et mis mingisugune, selles mõttes ei ole ju vahet, et kas see pärast siis täitub või mitte, aga mingisugune eesmärk või unistus ju võiks olla, eks ju. Siis
Siis on üks üsna konkreetne küsimus ka siin, et mille noh, ma ei taha öelda nüüd, et need eelmised küsimused ei ole konkreetsed, on ikka, aga võib-olla see kolmas küsimus siin on nendest kõige konkreetsem. Ongi selline, et kas Eestis võiks olla teie arvates lubatud samasooliste abielu ja palun põhjendage siis oma seisukohti. Siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid, eks ju, et kui teie olete mingisugusel seisukohal, siis kõik on õige, aga lihtsalt meie tahaks näha teie sellist arutlemisoskust ja mõttekäiku, et kuidas te siis ennast nagu väljendate. Ja siis see 4. punkt selle motivatsioonikirja osana on siis, teil on vajalik hinnata oma inglise keele oskust ja see on nüüd see lisafail on nagu sellele samale dokumendile juurde pandud, kus on siis tabel, eks ju, see ongi Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi selline enesehindamisskaala, kus on siis keeletasemed, eks ju, A1, A2, B1, B2, C1, C2 ja ise hindate, te kirjutate, lugege need kirjeldused läbi. Siin on siis nii sellise nagu keele mõistmise kohta, eks ole, et kui te kuulete või loete, eks ole, mis te arvate, milline see tase võiks teil olla ja ka rääkimine, et kõik see suhtlemine, kuidas te esitleda, oskate ennast, eks ju, või mingit teemat ja kuidas te hindate oma kirjalikku inglise keele oskust ja siis siia sellele vastuse reale lihtsalt pange see, mis te ise arvate enda kohta, et milline see teie keeletase võiks olla. See on vajalik selleks, et kui nüüd toimub see suuline vestlus ja teid kutsutakse sinna, siis me kindlasti ka kontrollime. Nii, olge hea, pange oma mikrofonid praegu kinni, et siis pärast, kui küsida tahate, siis loomulikult, aga praegu natuke siis tekitab müra siin. Et siis me sellel suulisel intervjuul ju küsime teie käest, siis kontrollime seda, et kuidas te olete ise hinnanud ilma inglise keele oskuseta päris, kui üldse ei ole, et kui on täitsa null, eks ole, pole üldse õppinud inglise keelt, siis teil lihtsalt õppimise jooksul läheb raskeks, et meil on ikkagi, õpe on loomulikult meil eesti keeles, eks ole, aga sellist eriala kirjandust, mida tuleb ka õppimise aja jooksul, eks ole, lugeda erinevaid artikleid, teadusuuringuid, eks ole, need on paraku kõik inglise keeles ja ilma selleta ei pääse. Teil lihtsalt endal on lihtsalt raske õppida siis, kui nagu üldse ei oska. Aga me ei nõua, et see inglise keele tase nüüd oleks kõrgtasemel, et täiesti sellisest, ma ei oska öelda, sükest, ma ei saa ütelda, eks ole, et mis tasemest piisab, et ikkagi sükene erialane, meil on õppekavas ka erialane inglise keel, et seda erialast keelt ega hakkate õppima, eks ole, et ega me ei eelda, et te sotsiaaltöö sõnavara juba oskate, eks ole. Siin ma vaatan, et Aire on küsinud, et kas eelnev kogemus sotsiaalvaldkonnas saab sisseastumisel määravaks. Vaat ei oska nüüd ütelda, et kõik oleneb, et muidugi see tuleb kasuks, sellepärast et see, kui te olete juba sellel erialal sotsiaalvaldkonnas või rehabilitatsioonivaldkonnas juba tegutsete, see ju näitab seda, et te tõenäoliselt olete üsna selline, kuidas ma ütlen siis, kutsekindel või et ei ole sattunud siia nagu õppima või sinna valdkonda nagu juhuslikult, eks ju, et järelikult siis ikkagi meeldib, et ma julgen ütelda, et vast kas ta just määravaks saab, aga kasuks tuleb küll. Ja. Kuidas teile praegu tundub, kas midagi selle sisseastumise protseduuri kohta oleks teil veel küsida või sai see selgeks, et mis siis ikkagi, kuidas see käib ja
Minu meelest sai väga hea ülevaate, et mina sain küll enda vastused igal juhul, aitäh. Aitäh. Ja, et siis kui Annika, eks ole, et kui jah, et igal juhul küsige. Ja Aire ütleb ka, et saite nüüd aimu, mis teid siis ees ootab, eks ole. Ma lihtsalt lisaks ja nii palju juurde, et võtke kindlasti sealt kodulehelt see vorm aluseks, et see motivatsioonikirja vorm, et ärge hakake ise seda vormi välja mõtlema ega Wordi faili esitama, et meil on see vorm seal kenasti välja töötatud ja see on PDF-ina. Et see sama siis tuleks nagu salvestada ja saata, on ju. Just. Jah. Nii. Ja siis ma mõtlen, et ma võib-olla natukene kirjeldan ka seda siis, et kui teid valitakse välja sinna, eks ole, et te saate ka sellele intervjuule, siis et mis teid seal ees ootab, et seal on siis ka selline 3-liikmeline komisjon, kes siis küsib teie käest, võib-olla veel tahab täpsustuseks saada, eks ole, neid samu asju, mida te olete võib-olla seal motivatsioonikirjas juba kirjutanud, aga et siis te saate veel nagu rääkida ka sellest, eks ju. Kas nendel, kes esitavad avalduse varem, on teiste ees eelis või see ei ole oluline? Ja see kiirus ei ole küll oluline. Et muidugi meil on ka hää meel, kui kõik sisseastujad ei esita oma dokumente viimasel hetkel, eks ole, et teil on aega selleks, Urve, et ma ei eksiks, eks 29. juuni on see, on ju, juuni. 13–29, aga ma koputakski siin nüüd natuke südametunnistusele, et kui te jätate oma asjad väga hilja peale ja teil on tegelikult vaja esitada näiteks lisadokumente, et kes on siin lõpetanud keskhariduse varem kui 2002, et siis nemad peavad kindlasti viima oma originaaldokumendid kuskile Tartu Ülikooli üksusesse. Ja kui te jätate viimasele minutile, siis võib juhtuda see, et ei jõua neid enam esitada ja sellepärast avaldust vastu ei võeta, et lükatakse lihtsalt tagasi. Et ärge jätke viimasele hetkele. Et lihtsalt enda nagu selle turvalisuse pärast oleks kasulik esitada dokumendid siis ikkagi varem kui 29. juunil, eks, et siis on rahulikult aega tõepoolest, et kui on vaja veel midagi lisaks esitada või midagi juurde, eks ole, et siis on. Sest meie menetleme neid avaldusi, vaatame üle, et kas kõik asjad on olemas ja kõik, mis seal peab olema ja kui midagi on puudu, siis me kohe anname läbi avalduse, saadame teile teate, see tuleb teile meili peale ja siis te saate koheselt ka reageerida. Et originaaldokumente saab esitada üle terve Eesti, et ei pea selle pärast tulema Pärnusse, et on võimalik esitada Viljandis, Tartus, Narvas, Tallinnas. Jah, vist ongi. Ja, Darja, olge hea, küsige. Tere, kas mind on üldse kuulda? On, ja. Et mina olen Darja, mind huvitab sotsiaalvaldkond, aga küsimus on selline, et esimese aasta jooksul, kui palju praktikat seal reaalselt on? Et võib-olla mingi hooldekodus töötamist või lastekodus või asendushooldekodus, ma mõtlesin, et kui palju seda on esimesel aastal, kas on võimalik töötada ja õppida samal ajal? Esimesel aastal praktikale me teid üldse ei saadagi. Sellepärast, et me oleme mõelnud, et inimesed ongi väga erineva taustaga, kes tulevad õppima. Osad töötavad ise juba selles valdkonnas, eks ole, aga osad ei tööta, on olnud võib-olla varasem mingi kokkupuude, ja töötavad hoopis mingis teises valdkonnas. Ja siis, et esimesel õppeaastal teil on sellised mõned niisugused, ütleme, sellised üldised õppeained, aga on ka sellised spetsiifilised erialaained ja nüüd natukene, et nagu ühtlustada teie kõigi sellist nagu teadmist või arusaama sellest, et mis see sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon üldse on ja kuidas seal asjad käivad ja mida tuleks nagu inimestega töötades üldse nagu silmas pidada, eks ju, et siis esimese aasta me ei tahaks, et te üldse kuskile praktikale veel lähete, aga ma tean, et paljud inimesed, kes, eks ole, töötavad ja õpivad samal ajal,
siis võib-olla neil ei olegi muul ajal näiteks võimalust minna praktikale, kui näiteks suvel, eks ole, ja paljud asutused ka võtavad suveks näiteks asendustöötajaid tööle ja siis on see nagu selline hea võimalus, et nagu töötada samal ajal ja siis teha ka ühtlasi praktika ära. Et siis juba näiteks peale esimest aastat, näiteks suvel või kevadel juba alustatakse oma selle nagu esimese praktikaga. Aga iseenesest see esimene praktika, mis on tutvumispraktika teil, on nagu õppekavas alles teise aasta sügisel, nii et natuke nagu aega on. Ja muidugi meie õppijad peamiselt on ikkagi need inimesed, kes töötavad ja kellel on pered ja muu elu ka. Ja sellepärast ongi õpe niiviisi korraldatud, et te peaksite siis koolis käima koha peal 1 kord kuus. Et siis tavaliselt on see õppesessioon siis kolmapäevast pühapäevani. Ja tõesti esimesel aastal on üsna pikad päevad on, aga samas see on teostatav, ei ole nagu, muidugi tasub nagu läbi mõelda enda jaoks, et õppimise juures ongi see asi, et kuidas ma ütlen, et ega ainult sellest ei piisa, et te käite, eks ole, see 1 kord kuus seal sessil kohal. Vahepeal tuleb õppida ka ja tõepoolest tuleb palju lugeda, tuleb kirjalikke töid esitada, tuleb grupitöid teha, et selleks kõigeks nagu aeg tuleb leida siis millegi arvelt reeglina, et tasub nagu ennem siis ikkagi läbi mõtelda, et te selle kõigega ikkagi hakkama saaksite. Elu on näidanud, et inimesed ikka saavad hakkama. Aga ma küsin teise, ma kõik küsimused võin kohe esitada. Ja muidugi võib, jah. Äkki keegi ootab, siis rääkige vahele. Teine küsimus oli selline, et kas seal on mingid valikuvõimalused edaspidi või me saame kõike proovida? Mida ma silmas pean, et näiteks mõnda huvitab just eakamad inimesed, mõnda huvitavad just noorte valdkond. Aga õppimise käigus me peaksime kõigiga tutvust tegema või rehabilitatsiooniga näiteks. Või on mingid valikud, et ei saa kõike, et saad ainult need proovida või need. Ja me oleme püüdnud seda ka niimoodi ikkagi, kui vähegi võimalik, siis arvestada selle konkreetse kursuse, kes nüüd, eks ole, õppima tulevad, küsime nende käest, et mis on see, kus te ise, võib-olla te kohe ei oskagi ütelda, eks ole, aga võib-olla natukene õpite, saate rohkem aimu, et mis see ikkagi on, eks ju, ja kuidas seal asjad käivad ja siis tekib see selginemine, et me ikka küsime just, et muidugi põhiõppeained on need, mis on neid niimoodi muuta ei saa, millega me saame seal tuua sükest erialateadmist spetsiifilist, on just ka valik ja vabaained, et siis vaadata, et kui näiteks mõni kursus ütleb, et vot me tahame just sellist eakate asja rohkem, eks ole, et siis me püüame teile ikkagi organiseerida siis vastavat sellist ainet sinna, et te saaksite sellest aimu, aga muidugi meil on ka oma piirangud seal, et me kõike teile lubada ei saa. Et kõike, mis te tahate, kõike te saate, eks ju. Aga see sõltub ka väga palju ikkagi sellest mingist konkreetsest kursusest, et mida keegi tahab. Et tõesti, mõned on tahtnud rohkem, et võiks lastekaitsest midagi rohkem teada. Mõni tahab just, et kriminaalhooldusest need teemad huvitavad või inimesed võib-olla töötavad seal valdkonnast ja siis tahavad ennast selles osas rohkem täiendada. Või siis tõepoolest eakate või siis mingi erivajaduste mingi spetsiifika, eks ju. Aga põhiteemad tavaliselt teil on millised? Küsimus on selline, kas noorte valdkond on põhiteema teil või ei ole? Või see oleneb kursusest? Meil on ikkagi ütleme, et meie käsitleme kõiki neid sihtrühmi, kes sotsiaalvaldkonnas üldse võivad ette tulla ja need ei ole ainult noored, seal on, eks ole, töötud, ongi erivajadusega inimesed, lapsed, noored, vanad,
Ei, no see on super, siis saab nagu kõike proovida. Selge. Peale seda õpingut saab ju jätkata magistris, eks ole, et siis saab valida kas Tallinn või Tartu, ma mõistan, on ju, et seal Jaa. piiranguid ei ole, et kui on rakenduskõrgharidus, siis sa magistrisse pead veel midagi tegema, et saad kohe nagu. Rakendus, kõrgharidus on praegu ikkagi bakalaureusega võrdsustatud, ei ole mingit vahet. Aga suur aitäh, ma sain kõik vastused kätte. Olgu, palun. Jaa. Kas kellelgi on veel mõni selline konkreetne küsimus, et mina soovitan muidugi ka kindlasti tutvuda ennem otsuse tegemist ka õppekavaga, et vaadata tõepoolest, et mis õppeained seal on ja saab ka nende õppeainete kirjeldusi nagu lugeda, et millest seal siis jutt on. Ja muidugi need, ega ütleme, et õppeainete kirjeldused alati ei anna täpselt edasi seda, et mismoodi seda ainet siis õpetatakse ja kuidas see käib. Et me tõepoolest oleme ikka püüdnud üha enam nagu teha oma õpet selliseks praktilisemaks, et kõik oleks ikkagi nagu nii-öelda päris eluga seotud, et ei ole selliseid, teooria on tähtis, aga mina julgen seda küll ütelda, et igasugused teoreetilised lähenemised on ikkagi, nad on ka tulnud päris elust, eks ole, ja ütleme, et ja nad on nagu tõestanud ennast, et nad töötavad ja siis nii-öelda nüüd jälle on võimalus teil õppida ja siis seda õpitut jälle päris elus rakendada, eks ju. Et jah, et selliseid praktilisi ülesandeid õppimise aja jooksul tuleb teil ikkagi palju ette, et tõepoolest, et päris elu on kogu aeg kaasas, et ei ole see midagi sellist tohutut nagu teoreetilist teadmist ainult, et see kõik on praktilise eluga seotud. Korraks küsin veel, et see praktika on 2. ja 3. aasta, et kui ma elan Tallinnas hetkel, ma olen küll Pärnust pärit, aga elan Tallinnas, et on see okei, et ma saan praktikat ka Tallinnas teha, on ju, või mingi praktika, et ei ole nii, et miinimum 1 Pärnus või midagi. Et seda ma võin kohe teile ka etteruttavalt ütelda, et praktikad me oleme, kuna me oleme jätkuvalt aru saanud, et meie õppijad on töötavad ja peredega inimesed tavaliselt, siis on selge see, et me mõistame ka seda, et kui te käite tööl, siis teil ei ole võimalik alati, eks ole, et nüüd ma võtan 6 aega puhkust ja lähen praktikale. Võib niimoodi teha küll, see kõik on lubatud, aga te ei pea et me oleme siis võimaldanud sellist asja, et teostada näiteks, et ütleme, et praktika meil kestab tegelikult 6 nädalat üks praktika, millest siis tegelikult 1 nädal on ükseks ettevalmistuseks ja teine nädal pärast siis selle aruande kirjutamiseks. 4 nädalat peaks siis olema ehk et 160 tundi peaks siis olema ikkagi üliõpilane asutuses praktikal. Aga seda 4 nädalat või siis 160 tundi ei pea tegema nagu järjest, eks ole, et 4 nädalat järjest, selle võib laotada pikema aja peale, näiteks 3 kuu peale käite, ma ei tea, saate nädala lõppudes käia näiteks kuskil tegemas midagi või õhtuti mingite tundide kaupa kuskil ja peaasi, et see lõpuks kokku tuleb. Teine variant, et kui te näiteks töötate ise sotsiaalvaldkonnas, me lubame teha ka praktikad oma töökohas, aga siis peab lihtsalt nagu vaatama seda, et te peaksite siis suutma nagu kirjeldada, et mida te teete nagu teistmoodi, kui te tavaliselt kuidas te mõtestate seda oma tööd, eks ole. Et seal ka me ikkagi tahame, et igal praktikal on mingi oma eesmärk, et kui esimene praktika on tutvumispraktika, kus tõepoolest, kui te üldse selles valdkonnas võib-olla väga palju ei tea, et siis te saategi mingist asutusest lihtsalt niisuguse ülevaate, eks ole, mis seal tehakse, kes on kliendid, kuidas töö käib, kuidas asju arendatakse. Siis teine praktika on ettevõtluspraktika, mis siis on seotud selle poolega, et teie ülesandeks on vaadata, kuidas siis tõepoolest teenuseid arendatakse, kust raha tuleb, kuhu läheb, palju üks teenus maksab, isegi ka siis, kui see kliendi jaoks on tasuta, siis
te teate ju, eks ju, et tasuta asju tegelikult ei ole olemas. Et alati on asjadel mingi hind, et siis see ettevõtluse pool. Ja siis kolmas praktika on tõepoolest, mis on siis 3. aasta sügisel, on siis klienditöö praktika, kus tuleb teha otsest klienditööd, ükskõik kas siis mõne grupiga või üksikuga, aga jällegi tuleb seada eesmärgid, et vot mis ma selle inimesega tahaks ära teha ja selle kliendiga, eks ole, ja siis teete neid ja siis ongi. Nii, ma ei tea nüüd, kas ma vastasin sinu küsimusele. Ei vastasid küll, aga tohib sinetada. Aga seda klienditöö praktikat saab ise valida teemat tavaliselt, et mis on sul südamelähedane 3. aasta jooksul või on mingid teemad ikkagi ette antud? Tähendab, sellist teemat, kui sellist ei olegi, lihtsalt, et klienditööd peab tegema, aga siis mõtestatud klienditööd. No ja. Ikkagi tuleb seada siis mingi eesmärk, mida siis mingi konkreetse kliendi puhul tahaks saavutada. No, et näiteks kas aidata tal parandada mingit oskust või midagi, no ma ei tea, midagi, mis selle kliendi elus siis peaks muutuma, eks ju. Noh, hea oleks kui paremuse poole, et halvemaks ei läheks, et mingi plaan. Me ikkagi ka, ütleme siit kolledži poolt, me ikkagi tahame, et teil oleks praktikaplaan, et mis tähendabki, et te mõtlete läbi, seate mingid eesmärgid ja siis lähete, eks ole, seda klienditööd tegema seal asutuses. Ja see on täiesti okei, kui te, ütleme, et ennem praktikale asumist te seadsite mingid eesmärgid, tahtsite proovida seda ja seda, eks ole, nii või et tahtsite proovida selle kliendiga nagu õpetada talle või arendada mingit oskust temal, eks ole, aidata tal mingit oskust arendada. Nii, aga siis praktika käigus tegelikult tulid mingisugused takistused, mitte teist olenevad, aga võib-olla sellest kliendist olenevalt või sellest asutusest olenevalt ja tegelikult kõik ei läinud täpselt nii, nagu te võib-olla plaanisite ja see ei ole üldsegi halb, selles mõttes, et aga me ei tahaks lasta teid praktikale niiviisi, et te läheksite sinna nagu nii-öelda läbi mõtlemata, et lihtsalt mul on vaja praktika ära teha, eks, et ikkagi et mõtleks läbi, et mis ma sinna tegema lähen ja see on täiesti okei, kui te praktika käigus saate sellise kogemuse, et ma ei tea, ma mõtlen praegu lihtsalt, ma toon mõne näite teile jällegi päris elust, et kuidas üliõpilased on läinud, mõni on nagu ütelnud niimoodi, et vot, et vanad inimesed mulle üldse ei meeldi, eks ole, aga lihtsalt kui see praktikale minemise aeg on, siis on juhtunud kuidagi nii, et kõik praktikakohad, ütleme, et Pärnu ümbruses ja Pärnus on kõik juba hõivatud, juba on kõik üliõpilased on kuskil ees ja ei võeta ja siis tal ei jää muud üle, et ta peab minema eakate hooldekodusse praktikale. No hea, küll ma lähen siis on ju, et praktika on ikkagi vaja ära teha, aga et talle üldse nagu ta läheb sükse eelarvamusega, et mul on, et vanad inimesed mulle ei meeldi ja ma ei tea, ühesõnaga ma lähen küll, teen selle ära. Nii. Ja siis ta tuleb sealt tagasi tegelikult selle kogemusega, et kui äge oli tegelikult, et talle meeldis see, et talle sobis see, et vanad inimesed või siis eakad, eks ole, et need tahtsid igasuguseid mälestusi rääkida ja tema oli lihtsalt tänulik kuulaja, talle sobis see roll, eks ole. Et süke. Ja mõnikord on vastupidi ka, et näiteks sageli üliõpilastel on ettekujutus, et lapsed ja lapsed on selline sihtrühm, kellega tahaks tööd teha, eks ole, ja kellega võiks tore olla ja kelle võib-olla arengust on võimalik ka muutusi kõige kiiremini näha, eks ju. Nii, ja siis näiteks üliõpilane läheb praktikale laste asenduskodusse. Ja siis ta tuleb sealt tagasi ja ütleb, et ma elu sees ei lähe lastega tööle, eks ole, et see oli nii õudne, eks ole, nad üldse ei kuulanud mind ja kuidagi nagu, et ei saanud nagu sellist head kontakti ja kõik, et see ettekujutus oli lihtsalt nagu teistsugune, eks ole, ja nüüd see praktiline kogemus ei olnud sellega kooskõlas ja see, mina julgen kinnitada, et see on ka täiesti okei, selleks need praktikad ongi, et saada see kogemus, võib-olla panna ennast proovile ja võib-olla ongi teinekord selline
ettekujutus mingist asjast, eks ole, mis ei vasta võib-olla päris tõele. Ja minu arust on see okei tulemus, kui inimene saab praktika käigus selle teadmise, et vot seda tüüpi asutus või seda tüüpi kliendid mulle praegu ei sobi, eks ole, palju hullem oleks see, kui te õpite 3 aastat ära, lähete, kandideerite oma esimesse töökohta sotsiaalvaldkonnas, lähete tööle ja siis saate esimese kuu jooksul aru, et see pole üldse minu jaoks, eks ole, et ma olen täiesti nagu vales kohas. Et palju kasulikum on saada see kogemus selle praktika jooksul. No jaa, muidugi. Aga seal lõpus on ju lõputöö, eks ole. Ja see klienditöö on kuidagi tausta, või see põhjaks on ju, et nad on seotud ikkagi oma vahel. Ei pea olema just. Et tegelikult paljud seostavad seda, et kui nad teostavad klienditöö praktika kuskil asutuses, et siis võib olla ka see lõputöö teema kuidagi selle asutusega seotud, aga ei pea just. Meil on tegelikult 2 varianti lõpetamiseks, et on nii see lõputöö, eks, mis siis tuleb koostada ja kaitsta, aga on ka lõpueksam, mille juurde kuulub tegelikult kaasuse lahendamine ja lõpueksam. Oi, see on väga hea teadmine. 2 varianti lõpetamiseks. Ja. Aitäh. Nii. Aha, Urve on kirjutanud siin, ma ei ole jõudnud seda chati siin jälgida. Loodan, et siis... Kui keegi tahab veel täpsustavaid küsimusi esitada, siis olge lahke. Jaa, et vaadake ise ka siia chati, mis siia kirjutatud on ja siis äkki, kui midagi veel tahate täpsustada, küsida, siis olge lahked. Võib-olla ma mainingi siia juurde, et kui te lähete kodulehele ja vaatate seda õppekava infolehte, kõik kohad, kus siin kodulehel on kuskil mingid linnukesed, sellised siukse kujuga linnukesed, et neid saab kõiki lahti klõpsata ja seal all on veel infot, et see ei ole kogu lugu, mis siin avaneb. Et siin on õppetöö ees on linnuke, õppeainete ees on linnuke, õppeained lahti klõpsata, siis on siin taga ka tekivad moodulite taga on jälle linnuke, mida saab lahti võtta, kus on ained, neid aineid saab lahti klõpsata, et surfake seal julgelt ringi ja vaadake, mis seal on, et siin on päris palju head informatsiooni. Ahah, et kuidas vestluseks valmistuda, mida enne uurida ja kui suur osakaal on inglise keelel. Inglise keeles tegelikult meie inglise keele õpetaja küsibki siis vastavalt sellele, mis te ise olete märkinud seal motivatsioonikirjas, eks ole, et mis tase, kuidas te ise hindate oma keele taset, eks ju, siis meie inglise keele õpetaja püüab siis selle, ta esitab võib-olla mõne küsimuse teile seal inglise keeles, millele te siis peate vastama, aga need ei ole olnud tavaliselt niisugused, et ta tahab nagu veenduda selles, et see, mis te nüüd olete ise seal märkinud oma keele tasemeks, et see tõepoolest, et see ikkagi nagu oleks ka enam-vähem see, mida te olete ütelnud, et on, eks ju. Et mingid väga keerulisi küsimusi seal küll kindlasti ei tule. Et lihtsalt ikkagi kõik on seotud ikkagi selle eriala ja sisseastumise teie isikuga, eks ole, ta võib teie enda kohta küsida midagi, et mis te rääkige endast, eks ole, natukene inglise keeles siis räägite lihtsalt endast, et mis te olete varem teinud või miks te üldse siis tahate seda asja õppida. Ma mõtlen, et kuidas võiks selleks vestluseks siis valmistuda. Nii, ma vaatan, mul oli kuskil mingid märkmed tehtud. Püüan sellest nüüd ise ka aru saada, mis ma siin olen mõelnud. Ma ei leia seda õiget kohta üles. Ega
noh, ega seal niisugust tohutut suurt ettevalmistust vast vaja ei olegi, et peaasi, et te ise olete noh, te esindate seal vaata iseennast, eks ole, ja et vast peaasi, et meie siis sisseastumiskomisjon saaks aru, et te olete läbi mõelnud, et see otsus teil õppima tulla on kuidagi nagu läbi mõeldud, et see toetab võib-olla teie nii eelnevat tegevust, et te olete läbi mõelnud, mida te tahate, ma ei tea, selles sotsiaalvaldkonnas, mida te tahaksite ära teha või kus te näete ennast töötamas või kuidagi see, noh, kuidas ma ütlen teile, noh, ma julgen praegu ütelda seda, et ainult sellest ei piisa, et te ütlete, et teile meeldib inimesi aidata. See on ka tore. Aga miks te seda teete? Mis te sellest iseenda jaoks saate? Noh, et sellele lisaks veel, et mõelge läbi, et miks te tahate just seda ja siis niisuguseid natukene võiksite vaadata ka näiteks seda sotsiaaltöö ajakirja, vaadake, mis seal on, mingid viimased sellised, ma ei tea, mingid Eesti siuksed muudatused sotsiaalvaldkonnas, eks ole, mis on toimunud, võiksite teada, kes meie sotsiaalkaitseminister on näiteks. Õnneks ta pole vaheldunud. Ja, et me selleks ajaks ei tea, eks ole, et kui see vestlus toimub, mis siis on, eks ole, mis olukord, aga vaat seda enam, et võiksite ikkagi nagu eluga kuidagi kursis olla ka, et mitte ainult võib-olla sellega, et mis oli 5 aastat tagasi, aga võib-olla võiksite ka sellega kursis olla, mis hetkel on. Ja ikkagi nagu mõelda enda jaoks läbi, et ükskõik kus, te olete ju erinevates Eesti paikades elate, eks ju, et kuidas te näete näiteks seda oma kodukoha sellist elu seal, ütleme, et sotsiaalvaldkonna nagu vaates, et mis inimeste suurimad hädad on, millega nad on hädas, millega nad toime ei tule. Kus te näete, et kus vajaks võib-olla sotsiaalvaldkond kõige rohkem sellist toetust või mis liiki toetust, eks ole. Et sükest natuke niukest laiemat pilti võiksite ka näha, mitte ainult seda kitsast. Siis, ma vaatan, Jane on siin kirjutanud, et ja praktikatega on meil niiviisi, et sükses lihtsustatud korras saab teostada ainult seda esimest tutvumispraktikat. Et seal on tõepoolest see, et kui te olete, nii nagu Jane siin kirjutab, et on teinud tegevusjuhendajaks õppides, eks ju, pika praktika, et te saate lihtsalt lihtsamini selle nagu nii-öelda selle aine läbitud, et ei pea minema siis uuesti praktikale, aga te esitate ikkagi nagu aruande siis vastavalt sellele meie nõuetele, eks ole, ikkagi räägite, et mis te seal praktikal tegite, kuidas te seda asja näete, et meil on oma sellised praktikajuhendid olemas, et sellest siis lähtuda. Aga teised praktikad, mis on siis ettevõtluspraktika ja klienditöö praktika, need tuleb ikkagi teostada õppimise aja jooksul, et neid üle kanda ei saa. Ja tegelikult ei saa ka seda esimest praktikat üle kanda, aga selle saab lihtsamalt nagu teostada, et ei pea tõepoolest minema uuesti praktikale, aga lihtsalt see nagu uuesti nagu mõtestada see ja teha see aruanne ja kaitsta. Nii. Milliseid küsimusi teil veel on tekkinud? Ja, Liilian Triin, kas sa soovid midagi küsida? Näen, et sa oled teinud oma akna avatuks. Võta mikrofon, pane tööle, siis me kuuleme, kui sa tahad öelda midagi. Kui ei taha, ei pea just, aga lihtsalt ma märkasin. Ai, ma ei tea, ma just sain sisse, ma ei tea, kas teised ka alles nüüd said. Okei.
tähendab, siin teised on juba natukene varem, aga tõepoolest meil olid ühed tehnilised viperused, tõepoolest vabandame, et nii juhtus. Aga me salvestasime, panime salvestama selle meie arutelu, et siis pärast Sandra saadab teile lingi, et te saate siis järele vaadata, kuulata. Aga kui teil endal on ikkagi konkreetseid küsimusi nii sisseastumise kohta siis, või siis selle õppimise kohta, siis palun väga. Ja see on tõsi, mis Sandra küsib siin, et kas noorsootöötajana saab töötada, saab küll. Et kuigi meil otseselt praegu noorsootöö, ütleme, õppeainet kui sellist õppekavas ei ole, on küll plaanis, aga need põhimõtted, me räägime erinevates ainetes lahti ja tegelikult, kuidas ma ütlen, et need, kes noorsootöö valdkonda nagu tööle lähevad siis või seal on ja kes on meil õppinud, ütlevad, et tegelikult need nagu spetsiifika nad ikkagi saavadki seal samas kohe või nagu praktiliselt töötades selgeks. Ma küsin. Ja. Ma ei tea, kas te olete juba rääkinud sisseastumisest motivatsioonikirjast ja vist oli suuline ka, eks ole? Ja seal, et kui hea see keelteoskus seal olema peab, inglise keele oskus, ma vaatasin, peab olema mingil määral. Mingil määral peaks olema ja, et te saate ise oma keeleoskust siis selle tabeli abil hinnata, mis on sinna motivatsioonikirja juurde pandud, et ise hindate seda, et mis te arvate, et mis teie inglise keele tase on. Et ma lihtsalt etteruttavalt ütlen, et kui on 0, te pole üldse õppinud inglise keelt, siis te tõenäoliselt te sisse ei pääse. Et lihtsalt see konkurents on nii suur, et jah, et see mõjutab jah. Aga kuigi palju midagi võiks teil olla, me ei nõua nagu mingit kõrgtaset kindlasti mitte, aga lihtsalt, et õppimise aja jooksul läheb inglise keelt natuke vaja, et on ikkagi kõik sihuke teaduskirjandus on inglise keeles. Ja keeleoskus võimaldab teil ka, kui te vähegi endal huvi on, näiteks minna vahetusüliõpilaseks kuskile mõnda teise ülikooli. Euroopas reeglina meie üliõpilased on käinud. Ma pean ütlema, et ma ei saa hästi, Eliise, teie küsimusest aru, et kui mind huvitab loomade ja inimeste vastastikune rehabilitatsioon, siis kas see eriala oleks mulle? Mis te mõtlete seal? Et rehabilitatsioonis kasutatakse küll, ütleme, teraapia loomi, eks ole, et on nii hobused kui koerad kui mingid muud loomad. Ja meil on mõned lõputööd ka sellel teemal kirjutatud. Et on uuritud seda ka, et ma ei tea, kui te seda mõtlete, siis sobib küll, jah. Nii, kas midagi veel? Tegelikult ma tahaks veel küsida, kui teised ei taha küsida, et siis ma kasutan võimalust. Ja. Mina olen ise väga huvitun psühholoogias. Ma kindlasti vaatan õppekava, ma ei ole veel jõudnud teha. Aga ma kasutan võimalust ja küsin, kus süvitsi te sellega lähete? Selles mõttes, kas see on üldised teadmised psühholoogias või see on isegi ikkagi selline palju psühholoogiat, et selgitab, et miks inimene teeb nii, et mis ta elus arvatavasti on juhtunud, mis funktsioonis ajus võib-olla ei tööta, et selline süvitsi minek või on ikkagi mingi üldine psühholoogia, et kui palju seda psühholoogiat on seal? Ütleme, et meil on see psühholoogia on niimoodi ka pikitud nagu erinevate õppeainete sisse, sest ütleme, et kui me räägime ka sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni teooriatest, siis need teoreetilised lähenemised ka kõik
mitte kõik, aga paljud neist on ikkagi psühholoogiaga seotud, mis nagu seletavad seda, et miks inimene just nagu käitub nii, eks ole, või miks ta mõtleb niiviisi selles olukorras. Otseselt psühholoogia õppeaine on meil ainult siis Urve aitab mul, suhtlemispsühholoogia. Ei, nimi on nüüd teine. Organisatsiooni mingi käitumine on. Suhtlemisoskused ja eneseväljendus. Suhtlemisoskused ja eneseväljendus ja see on ka nagu selline küllaltki praktiline aine meil, kus siis jällegi teie tegelikult olete need nii-öelda peategelased, kes panete ennast seal proovile, et millised suhtlejad teie olete. Et ma nagu julgen jälle ütelda, et kui te töötate või sotsiaalvaldkonnas, siis te ei saa olla kuskil omaette nokitseda, see suhtlemine ongi teie töö, nagu tööriist, ütleme, eks ole, millega te tööd teete ja siis teie see suhtlemisoskus seal juures on hästi oluline, et ka see, kuidas siis ennast väljendada, eks ole, ka sellistele klientidele võib-olla, kellega teinekord on raske ühist keelt leida, on ju. Siis te õpetate nagu sellist õiget lähenemist ja õpetate ka, kuidas kaitsta ennast, selles mõttes, et on ju vaja niimoodi, et jätkuks kõigile, mitte ainult, et ühega lähed. Ikka loomulikult, et klienditöö oskuste ja klienditöö meetodite aine on ka ja seal on täpselt samamoodi kõik need teemad nagu sees, et ikkagi kuidas selle kliendiga nagu toime tulla, kuidas vaadata nagu tema seisukohalt, eks ole, temal võib ju olla ma ei tea, miljon probleemi tegelikult, millega ta tuleb, eks ju. Et võib-olla ta tuleb ühe asjaga, aga sealt koorub välja, et seal on veel seotud paljud probleemid temaga, eks ole. Et kuidas selle olukorraga toime tulla, aga teisest küljest ka loomulikult me õpetame ikkagi seda, et kuidas ise seal juures ikkagi ka nagu toime tulla ja ellu jääda ja mitte läbi põleda. Et see oht ikkagi inimestega töötavatel erialadel ikkagi kipub ka olema. Et seal tasub ka ikkagi nagu tähelepanelik olla ja märgata ka ise ennast seal juures tuleb kaitsta. Aitäh. Nii. Ma ei tea, vaata ise, kui mina nagu olen selle asja sees nii-öelda, eks ole, õpetan ja tean seda õppekava, siis mulle tundub, et kõik on kuidagi nagu selge ja lihtne ja sellest mul on võib-olla raske panna ennast teie olukorda, et ma ei tea, mis võiks teid veel huvitada või mis küsimusi teil veel võiks olla. Et sellepärast ma ikkagi olen tänulik, kui te ise küsite ja ütlete. Võib-olla ma ütlen siia nii palju juurde, et enne oli jutuks, et kord kuus on üks õppesessioon kolmapäevast pühapäevani, aga õppepäev siis algab 9:30 ja võib kesta kuni 18:45. Tavapäraselt küll kella 5-ni, aga on päevi, kui lõpeb peaaegu kell 7. Ma korraks küsin, kui ma näiteks tulen väljaspoolt Tallinnat, kas mingi elamispinnad on selleks ajaks ette nähtud, kas me saame osta midagi selleks ajaks või rentida? Meil on kodulehel on olemas meie lepingupartnerid. Nemad pakuvad siin nii päevaõppele kui ka sessiooniõppele neid ööbimiskohti, aga täiesti hästi toimib ka Booking.com äpp, et saate sealt otsida ja tulevad kõige odavamad pakkumised ette. Muidugi meil on siin lähedal ka on selles mõttes jahtklubi pakub, siis on kohe siin diagonaalis üle tee on Karoliina hotell, Rannavilla, et on kohe siin hästi lähedal, et praktiliselt üle ukse ainult minna. Selge. Nii, siin ma vaatan, et Tiiu küsib, et kui ta tahab saada heaks lastekaitsespetsialistiks, on see õige koht, kus alustada. Nüüd oleneb teist, aga ma arvan küll, et on õige koht, kus alustada. Et meie see õppekava on et on nagu selline küllaltki nagu laiapõhjaline, et ta annab teile niisuguse nagu baasi, et
et ühest küljest, eks ju, et teil on võimalik ka alustada oma ettevõttega, et selleks on meil ka need ettevõtluse ained seal õppekavas sees, et te, noh, et avardada teie võimalusi ka tööturul, et kui te soovite, et te saate hakata ise mingit sotsiaalset ettevõtet nagu tegema või pidama, eks ole, et selle võimaluse me loome, aga muidugi, et erinevate valdkondade spetsialistideks me ka valmistame ette, aga ma ei saa öelda, et meil oleks tohutult palju nüüd lastekaitse valdkonna õppeaineid seal, nagu õppekavas, et jällegi need teemad on nagu laotatud küll, eks ole, erialaainete sisse, te saate selliseid nii-öelda tükke ja jällegi oleneb nüüd sellest, et mis see teie kursuse soov on, et kui te olete ükskord nagu õppima pääsenud ja tulnud ja ühe aasta ära õppinud, siis me küsime ka, et mis see teie nagu, mis on see fookus, et mida te näiteks rohkem tahaksite ja mõni kursus tahabki, et vot me tahaksime mingit laste valdkonna nagu spetsiifikat. Ja siis me saame vaadata just, et pakkuda siis teile neid valik- ja vabaaineid vastavaid, mis siis kursus soovib. Et alati ei õnnestu see, sellepärast et ütleme, et me kaasame ju ka õpetamisse selliseid praktikuid, neid inimesi, kes päriselt töötavadki näiteks lastekaitses või mõnes muus valdkonnas, eks ole, ja nad reeglina on ikkagi üsna hõivatud inimesed, et nüüd võt see aasta mul üldse aega ei ole, aga et võib-olla tulen nagu järgmine aasta, tulen õpetan midagi, eks ole. Et lihtsalt, aga plaanime ikka ja tahame ikka parimat, et ikkagi vastata teie ootustele ka. Aga üldjoontes me anname ikkagi sellise nagu baashariduse, millega teil on võimalus siis minna väga erinevatesse valdkondadesse tööle. Et need, kes meil on õppinud ja lõpetanud, need ongi, ma ei oska öelda, ma ei tea, peaaegu igal puhul on nad tööl, et on ka noorsoopolitseis näiteks, on Töötukassas, Sotsiaalkindlustusametis, eks ju, on erinevad neid teenuseid pakkuvad asutused, ükskõik kas on siis asenduskodu või hooldekodu või mingi erihoolekandeasutus, eks ju, on meie lõpetanud tööl ka ei tulegi kohe meelde, minust on neid ja on lastekaitses ka ja ongi nagu omavalitsuste sotsiaaltöö spetsialistidena tööl ja ka kooli sotsiaalpedagoogidena on meie lõpetanud ka tööl. Lasteaias ja koolis on ka ikkagi võimalus siis töötada, eks ole, sotsiaaltöötajaid ja sotsiaalpedagooge töötab koolides ja lasteaedades ka. Et need võimalused on täitsa olemas. Ma korraks segan, et Urve ütles sellest, et see õpe hakkab kolmapäevasel päeval, aga mul võib-olla läks kahest korrast mööda, et mis päevadel see kestab, kolmapäevast pühapäevani või laupäevani, et mismoodi see oli? Ikka kolmapäevast pühapäevani. Aga see nüüd oleneb ka kursusest, et mida lõpupoole, seda vähem seda kolmapäeva võib-olla on kasutatud, ja siis me kasutame seda kolmapäeva võib-olla valikaineteks rohkem ja kellel on juba valikainet tehtud, siis tema saab selle kolmapäeva siis juba lõpupoole nagu vabaks. Aga alguses on küll tihedalt täis kõik päevad. Kas seal on seotud ka sellega, et kui palju sa kohapeal saad osaleda, et kas see on ka kuidagi määratletud, et mingid? Ja meil on selles mõttes, meil on, ütleme, valikainete hulgas on mõned sellised ained, mis toimuvad ka 100% veebis ja isegi kohustuslike ainete hulgas on praegu, ma kohe praegu ei oska öelda, aga üks on kindlasti, mis toimub 100% veebis, et siis nende võrra võib küll juhtuda nii, et jääb üks päev siis vähemaks, aga siis tuleb seal aines siis jooksvalt toimetada. Ja alati tasub siis ka vaadata konkreetse aine nagu nõudeid või küsida kas või ka õppejõu käest üle, et tavaliselt
või noh, tavaliselt, ma ei saa ütelda võib-olla isegi tavaliselt, aga sageli on niiviisi, et ikkagi õppejõud on pannud seal, et ka osalemine nagu vähemalt 75% siis, et noh, et kui on nagu kohal käimine, eks ole, et siis peaks ikkagi ka kohal olema, eks ole, et ja märgitakse siis ka osalejaid üles, et noh, ju see siis noh, see on vajalik õppejõule, eks ole, et ta saaks ka nagu oma ainet nagu hästi edasi anda, eks ole, ja on see nõue, aga alati ikka on võimalus ka nagu läbi rääkida, kui pole võimalik kohale tulla ja nii nagu ikka, et kokkuleppeid teha, et te olete kõik täiskasvanud inimesed arvatavasti, et siis vastutate ise oma õppimise eest, eks ole. Aga kas tuleb aru saada seda, et meil on ühel semestril on tegelikult teil ainult 4 loengusessiooni. Et igas kuus üks, eks ju, et september, oktoober, november, detsember, jaanuaris on juba eksamisessioon. Et tegelikult on ainult 4 loengusessiooni, et kui te nagu ühest ikkagi juba puudute, siis see võib ikkagi olulise augu tekitada. Ja, aga Anneli, te tahtsite midagi veel lisada? Ja, et näiteks kui see, ütleme nüüd viimasel ajal see COVID-i teema on, et kas siis on ka nagu võimalik veebiteel, et kui on sellised piirangud tulevad peale? No siis on hoopis teistsugune olukord, siis me oleme kõik selles olukorras, et mitte teie üksinda, eks ole, ja siis ülikool ütleb meile, mis me tegema peame, eks, või ütleb siis Vabariigi Valitsus, mis me tegema peame. Kui on veebis, siis oleme kõik veebis ja noh. Ma pean silmas seda näiteks, et kui mina olengi nüüd näiteks positiivne ja ei saa osaleda, et kas minul on võimalus veebis, nagu näiteks praegu lastel koolides on, et kui nad ei saa koha peal olla, nad on tegelikult arvutin ikkagi olemas, et saab siis nagu sealt selle kaudu. Okay. See oleneb nüüd ikkagi olukorrast, kui on niimoodi, et ülikool ütleb meile, et meie teeme, ütleme, et õppejõud peavad tegema kontaktõpet, siis on niimoodi, et me teeme seda kontaktõpet ja me ei paku hübriidõpet, aga loomulikult, kui haigestumust nagu toimub ja seda toimub rohkem, siis me käime eluga kaasas ja loomulikult pakume seda varianti, et saaks õppida nii need, kes on auditooriumis koha peal kui ka need, kes on kodus, aga see on nagu teistsugune olukord hoopis, et see siis elu näitab. Et see ei ole nii tavapärane, eks ole. Nii, ma ei tea, Anneli, kas ma vastasin teie küsimusele? Ja, sain, aitäh. Mul tänava peal, mul tuli meelde järsku ja ma ei taha rohkem hääli teha siia. Okay. Olgu. Nii, kas keegi veel soovib midagi küsida? Küsimusi hiljem meelde ja te tahaksite veel midagi küsida, siis sellel samal kodulehel, kus sotsiaaltöö eriala kohta kirjas on siin all on ka minu kontaktid, et te võite mulle helistada, kirjutada ja siis ma saan teiega rääkida ja teie küsimustele veel vastata. Ja ma saan aru, et siis see salvestus nüüd siis Sandra saadab ka neile, et te saate siis vaadata, aga seda äkki siin oli ka juba mingitele küsimustele vastused, et saate siis ka selle salvestuse üle vaadata. Aga siis, kui ma saan aru, et kui siin on vaikus praegu, siis meil ei ole mõtet siin rohkem kellegi aega viita, et jääme siis nägemiseni ja ootame teie motivatsioonikirju ja siis loodetavasti kohtume ka vestlustel ja siis loengus. Aitäh teile! Edu teile! Ja head õhtut! Head õhtut! Head aega! Suur aitäh! Aitäh, head aega! Head aega!